Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teiega. Head sõbrad, tere tulemast pühakotta. On esimene advendipühapäev. Advendi aeg on kirikuaasta algus. Võime öelda, et uus aasta algab täna, uus kirikuaasta. Ja oma olemuselt on tegemist paastuajaga. Nimetatakse ka väikseks paastuks seda advendi aega või jõulupaastuks. Suur paast on siis alates tuhkapäevast enne ülestõusmispühi, aga enne jõulupüha on siis samuti selline ettevalmistusaeg, paastuaeg, meeleparanduse aeg. Ja see võiks olla just selline hea aeg mõelda, kui soovida oma elus, oma sellises vaimses tegevuses, praktikas midagi uut alata, et siis see on see koht, kus võib seda alustada. Pole oma vaimulikus elus tunne, et võiks pühenduda rohkem pühakirja lugemisele, näiteks võtta selleks aega või mõni muu teine ülesanne. Ja miks mitte mõelda, et kui ümberringi käib selline hirmus jõulude tähistamine, hakkab tänasest pihta kohe, et advendi ajal vahest peetakse kõik need põhilised jõulupühad ära ja kui jõulupühad kätte jõuavad, siis kõik on nii hirmus väsinud jõuludest, et enam ei jaksa keegi enam tähistada. Et see võib olla võtta hoopis see teine hoiak, et just, et loobuda pigem sellisest välisest pidutsemisest, magusa tarbimisest ja kõigest sellest, mis tavaliselt jõuludega kaasas käib ja tõesti valmistuda nendeks pühadeks, et tõesti püüda nagu mõista, mida see siis tähendab, et Kristus tuleb meie juurde taaskord. Olgu see tänane teenistus meile kõigile sellel teel üheks ilusaks alguseks. Ja me tunnistame oma patud ühispihi sõnadega üksteisele ja Jumalale, et võiksime puhaste südametega seda teenistust ja advendiaja teekonda alustada. Mina tunnistan kõige väelisele Jumalale ning teile, vennad ja õed, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Minu süü, minu ülisuur süü. Seepärast palun teid, vennad ja õed, palvetage minu eest. Kõige väeline Jumal on Jeesuse Kristuse kannatuse, surma ja ülestõusmise läbi meile armu heitnud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasõna kuulutan sulle, Jumala armu, ja mõistan sind sinu paatudest vabaks, kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Esa
jumalage. issand Jeesus, meie päästja, alandliku ja vaiksena viid sina oma kuningriigi võidule ja murrad kurjuse meelevalla. Me ootame sinu armu ja rahu. Sinu sõna ja sakramendid tugevdagu meid lootuses ka uue kirikuaasta jooksul. Kuule meid, kes sa koos isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen. Võtame istet ja üks asi, mis sa esimese advendi pühapäeval tuleb ära teha, on süüdata esimene advendiküünal. Et teeme selle ka ja paneme siin kuusel esimese küünla põlema. Ja seejärel kuuleme juba tänaseid pühakirja lugemisi. Kristus ütleb, mina olen maailma valgus. Kaotagu see advendiküünla valgus, pimedus meie südameist. Amen. Lugemine prohvet Sakariase raamatust 9. peatükist. Ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Mina hävitan Eframi sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast. Sõjamuudki hävitatakse ja tema kuulutab rahvale rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni. See on Jumala sõna.
Lugemine apostel Peetruse esimesest kirjast, esimesest peatükist. Läbikatsutuna leitakse teie usk palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuses Kristuses ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede pääste. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevalt kummardades vaatavad. See on Jumala sõna. Ja me kuuleme Püha evangeeliumi Markuse järgi 11. peatükist. Kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale, Betfagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus 2 oma jüngritest ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge: Issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi. Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. Ja mõned sealseisjatest ütlesid neile: mis te teete, te päästate sälu lahti? Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud, ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivad ta peale ning Jeesus istus sälu selga. Ja paljud laotasid tee peale oma rõivad ja teised väljadelt raiutud oksi. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid:
Hoosianna, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik. Hoosianna kõrgustes. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Oleme jõudnud uue kirikuaasta algusesse. Täna tähistame esimest adventi. Tähtsamatel kogukonna väljakutel püstitatud on kuused, millel süüdatakse tänav nendel küünlad. Lastel hakkavad käima päkapikud. Kollektiivides hakatakse korraldama jõuluaegseid koosolemisi ja juba tahetakse soovida üksteisele häid jõule. Vara veel, väga vara. Täna on alles esimene advent. See ei ole veel aeg häid jõule soovida. On alles ootuse, kannatlikkuse ja alandlikkuse aeg.
me alles valmistume Messia tulekuks. Sõna advent tulebki ütlusest Adventus Domini, issanda tulek. Tänase evangeeliumi kirjakohas kuulsime lugu, et Jeesus saabus eesli seljas Jeruusalemma. See võib olla mõneti segadust tekitav. Alles me ju hakkame ootama Jeesuse sündi. Aga ka sellel on mõte. See tekst on seotud ettekuulutusega Jeesusest ning näitab meile, millist kuningat me ootame. Sellega tuletatakse meile meelde, et me mitte üksnes ei meenuta neid sündmusi, mis eelnesid Jeesuse sünnile, vaid et me advendi ajal mõtleksime Jeesus lapse olulisusele. Milles seisnes tema missioon siin maailmas? Ja küsiksime eneste käest, mis on meie, tema jüngrite missioon nüüd ja praegu? Jeesuse saabumine Jeruusalemma, rahulinna, on olnud sedavõrd oluline sündmus, et sellest on kirjutanud lausa kõik 4 evangelisti. Küll mõningate erinevustega, aga sellega said täidetud Vana Testamendi ettekuulutused. Kui me nüüd korraks tagasi vaatame Markuse evangeeliumi eelmisesse peatükki, kus Jeesus teeb nägijaks pimeda kerjuse, millisest pimedusest või millisest nägemisest me räägime? Kas füüsilisest või vaimsest? Valin siinkohal viimase, sest see annab meile vihje, kuidas mõista Jeruusalemma sõitmise olulisust. Aga tuleme nüüd tagasi Jeesuse Jeruusalemma sõitmise juurde. Esmalt saatis ta enda eel välja 2 jüngrit, et lasta endale tuua eesli sälg. Tähelepanuväärne on see, et ta saatis välja jüngrid alati 2 kaupa. Miks? Kas selleks, et 2 koos olles oleks jüngritel usus püsimine teineteisele toetudes tugevam? Võime vaid oletada. Jüngrite ülesanne oli usaldada õpetaja sõna. Nad olid võõras kohas, ei tundnud seda paika ega selle piirkonna inimesi, aga õpetaja ülesandel pidid nad minema lähimasse külla ja tooma sealt eesli sälu. Ei jäänud muud kui usaldada. Muidugi tugevdas see nende usku, kui nad leidsid, et kõik oligi täpselt nii, nagu Jeesus oli seda eelnevalt kirjeldanud. Kas see oli tema prohvetlik ettenägelikkus või varasema korraldustöö sündmuse hea kulgemine? Jeesus saatis jüngrid välja, et nad tooksid talle sälu, kelle seljas ei olnud istunud veel ükski inimene. See asjaolu väärib tähelepanu. See tähendab, et ta oli justkui neitsilikult puhas, puutumata ning veel koormamata tavapäraste maiste muredega. Jeesusele, kuningale, sobis ainult selline. Teistpidi võttes, tänapäeval me teame, et saduldamata loom võib hakata perutama. Ratsastamisega saab tegeleda ainult vastavate oskustega inimene. Või Jeesus, kellel on meelevald viia täide, mis ta mõtleb. See, et Jeesus ratsutas säluga, kelle seljas polnud istunud veel ükski inimene, viitab Jeesuse jumalikkusele või vähemalt erakordsusele, kui ka sellele, et alandliku ja tasasena tuli ta lahti päästma taltsutamatut, jonnakat, metsikut inimkonda, kes oli kinni omaenda sõnakuulmatuse, jumalakartmatuse ja patuköidikuis. Jeesus oli metsikute, taltsutamata olenditega harjunud ning tuli nendega hõlpsasti toime.
Vaatamata juuresolijate sekkumisele said jüngrid sälu lahti päästa, sest Jeesus oli nii käskinud ja vajas teda enda teenistusse. See lihtsalt pidi nii olema. Muidugi oli see sälg seal külas kellegi oma, aga võrreldes Jeesuse nõudega taanduvad omaniku positsioonis olevate inimeste õigused ebaoluliseks. Jeesus sisenes Jeruusalemma prohvet Sakaaria läbi tõotatud õiglase ja alandliku kuningana, see tähendab messiana, päästjana. Jeesus teadis seda ise ja küllap seda taipasid ka tema jüngrid, kui juba Jeesust eeslil ratsutamas näinud rahvahulk sellest aru sai ja teda vastavalt tervitas. Eesli seljas ratsutamisega andis Jeesus mõista, et ta on rahu kuningas. Eesel ei olnud ometi mingi kuninglik ratsu, vaid hinnatud tööloov. Sakaariase järgi pidi olema Jeesus see kuningas, kes kuulutab rahvale rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni. Jeesuse kuninglikkus ei seisne mitte vägivalla võimutsedes ja inimesi aheldades, vaid selles, et ta tuli tooma rahu, vabadust ja õigust. Esimesed riideesemed, mis pandi sälu selga, olid ilmselt mõeldud sadul asemel. Aga riided, mis koos haljaste okstega teele heideti, olid puhtalt tema kui saabuva kuninga auks. Ja kõik, mis anti kuningale, ei olnud võrreldav raiskamisega. Rahvas ootas Taaveti soost kuningat, kes pidi sealsamas paigas ja sel samal ajal kehtestama oma maapealse kuningriigi. Hoosanna oli sellel ajal midagi enamat kui lihtsalt üks vaga hüüatus. See oli Taavetile, taavetlikule kuningale mõeldud hüüd, kohese päästmise palve. Päästa meid nüüd, me palume. Kui sageli me oleme mõelnud sellele, et me peaksime olema Jeesusele tänulikud. Ta ei lükanud tagasi neid austusavaldusi, mida inimesed talle Jeruusalemma sisenemisel osutasid. Jeesus teadis, miks ta pidi Jeruusalemma tulema. Selleks, et viia lõpuni täide oma messiaanlik missioon. Jeesus oli tulnud selleks, et anda ennast lunaks paljude eest ning täita iidsed nii Vana Testamendi hilisemate prohvetite kui juba esiisade kaudu antud tõotused. Tõepoolest, tema ongi see, keda on igatsetud ja oodatud, kes tuleb, et päästa oma rahvas ja kogu maailm nende pattude eest. Aamen. Ja me tunnistame üheskoos oma usku apostliku usutunnistussõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontus Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel, sealt tema kood mõistma
elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja me jätkame kirikupalvega. Palugem rahus Issandat Jumalat, kes tuleb meie juurde Jeesuses Kristuses igavese kirkuse kuningana. Palugem kogu Jumala rahva eest, et Issand oma armastuses teda täiusele juhiks ja valmistaks oma taastuleku päevaks. Palugem Issandat. Issand, võta meid kuulda. Palugem meie koguduse õpetaja ja kõigi meie kiriku kaastööliste eest, et Issand täidaks meid usuväega ning neile kannatlikkust ja visadust kingiks. Palugem Issandat. Palugem maailma rahvaste eest, et Issand leevendaks nende valu ja häda ning hoiaks eemal ebaõiglusest ja sõjast. Palugem Issandat. Palugem kõigi eest, kes valitsevad rahvast ja kannavad vastutust, et Issand neid juhiks tarkuses, õigluses ja rahuarmastuses. Palugem Issandat. Palugem nälgijate ja haigete, vangistatute ja hüljatute eest, et Issand neid päästaks ja lunastaks ning nende juurde sõpru ja abistajaid saadaks. Palugem Issandat. Palugem õnnetute ja meeleheitel olijate eest, et Issand neid üles aitaks ja julgustaks. Palugem Issandat. Palugem meie kõigi eest, kes me oleme siia kogunenud, et Issand meid puhastaks ja õnnistaks ja teeks meid valvsaks tema taastulemist oodates. Palugem Issandat. Issand, me ootame sinu päästet. Me ülistame sind pühas vaimus Jeesuse Kristuse, sinu poja läbi, nüüd ja igavesti. Aamen.
õnnista neid andajaid ja neid andajaid, mis siin on pandud kiriku igapäevatööks Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Issand olgu teiega. Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, kui tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis ümbritele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega, tänas ja andis selle neile, öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu sõnu ja tunnistame sinu ülestõusust, kuni sa tuled oma õigusest. Püha Isa, me peame seda söömaaega sinu poja kannatuste, surma, ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiva ja juua õnnistuse karikast selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind,
vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi temaga ja tehes, olgu sulle Jumal kõige vääriline Isa, püha vaimu ühtsuses, kõik au ja kirkus igavesti. Amen. Jeesuse nimel meie palun. Saame soovida üksteisele Jumala rahu ja head läbisaamist. Näe, siin on Jumala tall, kes kannab ära maailma padu. Õndsad on kõik, kes on kutsutud talle sööma. Issand, ma ei ole seda ära, et sa oled minu. Ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing rõõmas. Arnold on valmis seotud. Saame tulla altari ette pühased ande vastu võtma. See võimsu kõigil, kes on ristitud ja leeris käinud. Tulles võtame kaasa siit ettevalmistuslaualt väikesed peeglid, saaksime siis veini vastu võtta ja tagasi minnes siis asetame siia kõrval laua peale täheks. Me tuleme nõnda, et kes on saanud annit vastu võtta, see läheb kohe oma koha peale tagasi ja järgmised saavad tulla siia altari ette.
ma tulen sisse ja söön õhtust temaga ja tema minu. Kristuse rahu olgu jääma alati teie kõikidega. Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Armastav Jumal, taevane Isa, me täname sind, et võime sinu õnnistusega uude kiriku ajastasse astuda. Lasege edaspidi sinu pühal sõnal ja sinu poja armurikkal sakramendil meie hulgas rohket vilja kanda. Kasvata meie usku, tugevda meis armastust ja täida meie südamed rõõmsa lootusega. Nii, et me sind alati vaimus ja tõe eest teenime. Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Amen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma olemaistal sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma ole sinu ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Istet. Suur tänu. Kes kaasa teenist Aili, kes on teatriametni praktikaid Jõunikula ja Rakvere koguduses sõna jagamise eest, lugejatele, kiriku parematele ja Martsinile Orele täna muusikaga teenimas. Teile kõigile, kes te kirikuks tulite ja jätsite mõnda võimalus ühes koos uut kirikuaastat alata, jõuluootuse aeg. Selle nädalal meie koguduses on võimalik siis tänase päeva kohta nii palju, et kell 5 õhtul on siis Keskväljakul ka linna, kuuse, küünalde süütamine ja veidikülge süütamine olete sinna oodatud. Aga selle nädalal siis esmaspäeva õhtul on kiriku laulukoori harjutus ja neljapäeva õhtul meditatsiooni õhtul ja kuus meditatsiooni õhtul leiab aset siis pastoraalis punases sellistest majast, mille peal on aadressi number 19, tihti 19. Ja tuleval pühapäeval siis saab oma jumalateenistus, mis sa siin kirikus teile nende pühapäev siis. Nõnda seal teine aeg meil on
ja kui jõulud saabuvad 24. detsember, siis kell 4-7 ja kell 11 õhtul on meil siis Jumala teenistused jõulud. Siin on pikalt aeg, Aili ütles, et vara veel, ei jõulusoovi ja jõuluaeg ka ei ole, vaid see lootuse aeg, et seda tänapäeval kipub kuidagi ära kaduma, et keegi on tabama tööle, et teha sellisest kiirlahenduste ajast, kiirlaenu ja kõik, mis see kiir on, et kohe kiiresti peab kõik kätte saama, see ootusvärkus on vähem, vana värkus. See on just selline praktika, mis kasvatab meid seesmised või me ise kujundab, et kui me võtame aega oodata ja aega valmistada ja teadlik kohe kiirelt tuleb meelde praegu, ongi tasane kulgemine, ootuse aeg ja seame oma meele valmis selleks, keda me ootame, mida me ootame pühad. Advendi ajal ja jõuluajal ka me lõpetame Jumala teenistused taas ühe Maarja lauluga. Seda ikka teinud seda puhku on lauluks igal päeval Neitsi Maarja. Mõeldes ka siis väga eelise inimese peale, Jeesuse ema peale, kes see oli esimene, kes taipas mõistis, mida tähendab. Et antakse poeg, et Jumal tuleb emas meie juurde. Olgu siis Maarja eeskuju ka meie saated sellel advendi ajal. Ja me laulame seda tänu laulu